Meie oleme Tartu Ülikoolist. Näitame teile majandusteaduskonda läbi tudengisilmade. Selleks toome teieni podcasti Akadeemiline veerandtund, kus räägime täpsemalt sisseastumistest, tormilisest tudengielust kui ka tulevikust. Siin saab see kõik alguse. Üks host, üks külaline, 2 mikrit ja palju mida rääkida. Tere, mina olen Ketrin ja tänases episoodis on meil külas Turundusklubi tegevjuht Siim Aksel. Tere, Siim! Tere! Tore, et sa tulla said. Tore, et sa tulla said. Räägi täpsemalt, mida sa õpid ja mis sa teed? Ma õpin majandusteaduse 3. kursusel, ehk siis kohe on lõpp. Ja õppimise kõrvalt peamine aur läheb hetkel tööle. Töötan poole kohaga finantsanalüütikuna. Aga juba ülikooli algusest peale olen ikkagi olnud seotud Turundusklubiga, nii et ilmselgelt on mul ka seal päris palju toimetamist. Mida sa siis Turundusklubis täpsemalt teed või kuidas sa siin üldse algselt sattusid? Algselt sattusin sedasi toredalt, et ega ma ei teadnud suurt midagi turundusvaldkonnast ega ka tegelikult üldse tudengiorganisatsioonidest. Aga meil olid hästi toredad tuutorid, kes kõik peaaegu olid seotud Turundusklubiga, osad neist olid täitsa juhatuses ja nad ikka surusid terve esimesed 2 nädalat, et tulge infoõhtule, seal on tasuta õlu, seal on tasuta pitsa ja eks me siis jätsimegi meelde, et seal on tasuta õlu ja tasuta pitsa ja läksime kohale ja kui ma seal jäin kuulama neid projekte ja kõiki võimalusi, mis seal teha annab, siis mind ostis suhteliselt kiirelt päris mitu ideed ära ja siis ma juba valisingi sealt need projektid välja, mis mind huvitasid. Toimetasin esimese 3 kuud sellises toredas ettevõttes nagu Kvark ja aitasin turundada sellist toredat üritust nagu Kvark Show. Hästi lahe teadusshow oli Saku Suurhallis ja see läks väga edukalt ja kui detsembri eelneval ajal oli juhatusse kandideerimine, siis ma mõtlesin, et ma rohkem projekti ilmselt ei tahaks teha, ma tahaks midagi ägedamat teha ja tegelikult see juhatuse variant on tohutult lahe variant, sest et seda kogemust on sealt nii palju võimalik ammutada. Ja siis ma mõtlesin, et need variandid on seal kõik toredad, aga ega ma peale tegevjuhi ametni midagi teha ei viitsiks, et tegevjuht tundub kõige lahedam koht. Kandideerisin sinna ja olin suhteliselt kindel, et ma saan selle, sest ma sain ju juhatusega päris hästi läbi ka omad tuutorid. Ja siis sain vahetult enne siis selle kogu juhatuse valimise lõppu teada, et tegevjuhil on päris palju häid kandidaate, et äkki Siim, sa tahad olla partnerlussuhete juht. Ma alguses mõtlesin, et ei, see küll ei ole see, aga okei, davai, lähme juhatusse. Ja ma olin aasta aega partnerlussuhete juht, ehk siis mina otsisin neid projekte ja mina rääkisin ettevõtetega ja see oli tohutult lahe aeg. Ja andis nii palju juurde, ma ei olnud varem sellist asja tegelikult väga teinud, ehk siis pidingi võtma professionaalidega ühendust ja rääkima, miks peaks Turundusklubiga koostööd tegema. Ja ma tundsin, et see võib-olla oligi kõige õigem tegevus, sest et mul oli kõrval Rasmus, kes oli tegevjuhina suurepärane. Ainult, et kuna ta oli aasta vanem, siis ta lõpetas Turundusklubi tegevused meile ootamatult vara ära ja siis andis mulle selle tegevjuhi ameti ja ütlen ausalt, et siis ma tundsin ennast palju rohkem selle jaoks valmis kui aasta varem. Ja nüüd ma olen juba peaaegu 1,5 aastat olnud tegevjuht ja õnneks või kahjuks on ka see teekond otsa saamas ja ma vaatan tagasi sellele Turundusklubi kohale ikkagi päris ägedalt, seal oli nii palju võimalusi mitte teha. See on vist hea näide sellest, et kõik läheb nii, nagu peab minema. Tundub nii, jah. Okei. Mis on sinu arvates või sinu jaoks suurimad eelised sellest klubist üldse nagu osa võtmisele? Mis sa sealt ammutanud oled, mis sa endaga nagu tulevikuks kaasa võtad? No, mis see kõige parem eelis seal on, mida ma olen igal pool ka välja proovinud öelda, on see, et sa saad reaalselt ikkagi praktiseerida. See ei ole kuskil koolipingis istumine ja kuulamine, mis on ka väga vajalik ja väga tore, aga sealt ei jää nii palju meelde, kui ikkagi ise oma käega läbi katsetades. Ja Turundusklubis üks variant on muidugi projekti praktika, kus seda saab teha, aga üleüldiselt ka meil on Turundusklubi tegevused üles ehitatud sedasi, et liikmed ja juhatuse liikmed ise ka saavad valida seda, mida nad tegelikult tahavad teha, kus nad tahavad ennast arendada. Ehk siis meil on küll näiteks juhatuses rollid paigas, kes millest vastutab, aga see ei tähenda seda, et ta ei tohi teisi asju teha või teisi aidata ja kõik saavadki täpselt sellise kogemuse sealt, nagu need tegelikult ise soovivad. Okei, väga tore.
Kõlab nagu see võtaks väga suure osa su tegevustest veel kooli kõrvalt, aga mida sa veel lisaks sellele teed, näiteks vabal ajal hobidega, et kunagi on vahepeal ikka vaja aju puhata ja midagi muud lõbusat teha? Jaa, mulle meeldis see sinu aju puhkamise sõnakõlk, sellepärast et seda ma teen päris palju selliste kõrvalt vaadates võib-olla täiesti idiootsete tegevustega. Näiteks mõned totrad telefonimängud, kuhu ennast ära kaotada, aga õnneks seda on ikkagi üsna vähe ja vabal ajal mulle meeldib sporti teha, mängin jalgpalli, jooksen ja kindlasti meeldib mulle ka niisama sõpradega aega veeta ja igasuguseid põnevaid tegevusi teha. Nii et see on oluline tõesti. Neid tegevusi isik, kui see ei ole igal pool organisatsioonides, siis juba kool ise võtab nii palju aega, et kui ainult sellele keskenduda, siis on see kurikuulus läbipõlemisoht ikkagi väga suur ja tuleb leida aega nii endale kui ka puhkamisele. Väga õige. Sa mainisid karjääri koha pealt, et sa töötad finantsiga seoses. Milliseid karjääriuksi sa turundusklubi sinu jaoks avanud on? Või mille peale sa tulevikus mõtled võib-olla turundusklubist lähtuvalt või üleüldiselt? Mis su karjääri ootused on? Turundusklubi ise on mulle väga palju karjääriuksi avanud. Näiteks see sama Kvark, kus ma projektis osalesin, pakkus mulle kohe peale projekti lõppu tööd seal. Ja ma töötasin täitsa 2-3 kuud sellise tegelasena nagu erilahenduste võlur. Ja proovisin väga-väga ägedaid turundusideid maha müüa siis ettevõtetele. Näiteks mingisugune põlluettevõte, mis siis oleks saanud meilt väga ägeda ürituse, ainult et tuli koroona. Ja sellega tegelikult ka lõppes mu teekond seal. Aga lisaks sellele näiteks, kui ma otsisin eelmine suvi praktika kohta, siis väga paljud ettevõtted võtsid ise ühendust turundusklubiga, et kas teil on äkki kedagi soovitada siia töökohale, siia praktikale. Ja mul oli väga-väga lähedal koht, kus ma oleksin näiteks ühe jalgpalliklubi turundusjuhiks läinud, mis oleks mulle väga meeldinud, väga sobinud. Aga kuna mul oli samal ajal kõrval kaalukausil see finantsanalüütik, mis on väiksest peale mu unistuste töö justkui, siis ma ikkagi valisin selle. Nii et neid uksi on avanenud ja ma olen ka mõnest sisse täitsa läinud. Aga pigem on need mulle võib-olla selgeks teinud, et kuigi see turundus on väga suureks osaks saanud mul ülikoolis, siis ma tean pärast neid katsetusi, et see ei ole päris see, mida ma võib-olla igapäevaselt tööl tahaksin teha. Nii et juba selle andis see mulle juurde. Okei. Et kuigi tulevik on vist finantsis, siis sellegi poolest sa tunned, et see turundusklubi oli üks suur oluline samm su elus. No see andis juba selle teadmise mulle, et ma olen kindel selles, mida ma tahan teha finantsis. Ma katsetasin lihtsalt muud asjad kõrvalt ära ja samas see andis mulle ka selle, et kuigi ma võib-olla ise ei valiks karjääri turundusest, siis ma olen sellest ikkagi nii palju läbi põimitud saanud, ehk siis ma tunnen ennast ikkagi turundusvaldkonnas üsna tugevalt, üsna hästi ja kui mul mingi hetk see mõte võib-olla peaks tekkima, et turundus oleks äkki ikkagi päris lahe, siis ma arvan, et ma ei pea alustama kuskilt nullist, vaid mul on väga suur eeldus juba olemas. Okei. Just praktikates ka, sa lähed erinevatesse kohtadesse, nüüd ise, kui sa ei lähe turundusalas, siis sul on tegelikult juba just kui jalg ukse vahel erinevate ettevõtetega. Okei. Aga turundusklubist veel siis üks oluline küsimus. Sina kui tegevjuht, kellele sa turundusklubist osalemist kindlasti soovitaksid? Kes arvad, kes kindlasti peaks sellest osa võtma, kui nad ülikooli on astunud? See on ülihea küsimus, seepärast, et turunduse üks põhilisi siukseid punkte, mida igal pool ikkagi välja öeldakse, on see, et tea oma sihtgruppi, ehk siis sa pead selle fookuse paika panema, et see jõuaks õiget inimesteni. Aga tahes-tahtmata turundusklubi fookus on täiesti hoomamatu, ehk siis me otsimegi päriselt kõiki tudengeid, ükskõik mis erialal ta on. Peamine on lihtsalt see, et ta oleks huvitatud turundusest ja ta ei pea isegi olema turundusest tegija, ta ei pea olema turunduses mingite tohutute teadmistega, vaid lihtsalt see huvi on juba piisav, sellepärast et me otsimegi noori, kes tahaksid rohkem õppida, rohkem osa saada sellest ja selle käigus siis turundusest ka rohkem teada saada. Ja no neid turundushuvilisi me oleme ise ka näinud, on ükskõik millisel erialal. Nii et see on sellest turunduse osas lahe, et me ei pea suunama seda kindlale erialale, vaid sa võid olla nii geenitehnoloog kui ka majandusteadlane, nagu tegelikult üldjuhul on, või siis ajakirjanduse kommunikatsioon on eriala, kus väga palju on tulnud ja tegelikult
igalt poolt mujalt on ka väga palju näiteid ikkagi igal hooajal, näiteks isegi üks filosoofia tudeng on meil kunagi olnud turundusklubis, nii et nad tulevad igalt poolt, aga see võib olla väike nüanss on seal jah, et ikkagi see turundushuvi või turunduspisik oleks olemas. Okei, pisik on olemas, aga mida te siis täpsemalt ka teete? Sa mainisid, et sul ei pea mingeid hulle teadmisi juba varasemast olema, et mida teie siis seal klubis teete? Nüüd on meil uus viis, kuidas asju tehakse klubis, et mida te teete selleks, et siis ongi need inimesed juba valmistunud ette selliseks praktikahooajaks, mis siis pihta hakkab? Õige, meil on uus viis tõesti olemas, vanale väga ei keskendus, oli tore ja töötas omamoodi. Kellel rohkem huvi selle kohta on, siis ma arvan, seda saab uurida netist. Aga uus viis on nüüd seda, et me võtamegi need noored õppeaasta alguses, ehk siis septembris kogume nad kokku ja terve esimene semester, ehk siis circa oktoober kuni detsembri keskpaik on ikkagi täielik ettevalmistus. Me teeme koolitusi, me teeme klubiõhtuid, kus niisama on tore üksteisega tutvuda. Aga peamine osa on just sellel koolituste sarjal, ehk siis see hooaeg oli meil 6 koolitust ja need pani paika meie üks kõige kauem turundusklubis olnud tegelane, kes ise töötab praegu SEO spetsialistina ja ta oli nii palju selles asjas sees olnud, et ta teadis, mis teemad rohkem projektides nõuavad teadmisi ja mis teadmisega ühtlasi liikmetel on tavaliselt nõrgemad. Ja me panime selle koolituste sarja paika. Sel sügisel leidsime reaalsed tegelased ettevõtetes, kes praktiseerivad neid samu asju, mitte lihtsalt ei tea neist, vaid kasutavadki. Ja tegime need koolitused minu silmis ikkagi edukalt. Oli kindlasti ka siukest toredat ettevõtete promo, aga ilma selleta ei saa. Ja need teadmised, mis sealt ikkagi omandati, ma arvan, tulevad mitte ainult projektides kasuks, vaid igal pool mujal ka. Ja siis see teine pool on kevadine projektipraktika, kus siis täpselt nagu varasemalt on meil erinevad ettevõtted, kes pakuvad mingisugust projekti, circa 3 kuud kestab. Me leiame sinna 3-4 liiget oma organisatsioonist, kes tunnevad selle vastu huvi ja need 3-4 liiget aitavadki sellel ettevõttel seda projekti ellu viia, olles siis justkui turundusosakonna osa. Ja neil on siis esiteks need teadmised nüüd koolitustest, mida nad saavad praktiseerida, aga teiseks neil on mentor justkui ees ettevõtte poolt, kes saab neid iga kell aidata ja õpetada neile asju, mida võib-olla organisatsioon ise ei õpetanud. Ja peale seda, kui see projektipraktika ka on läbi saanud, siis on justkui nagu see aasta täis. Ideaalis võiks oodata huvilisi juhatusse, sest et kaua see juhatus ikka seal ees on, tore oleks juurde verd anda. Aga samas ei ole üldse, ma arvan, halb ka see variant, kui see sama noor tunneb ennast nii hästi selles organisatsioonis, et ta tahab ka järgmine aasta tulla. Võtta jälle need koolitused, mis võib-olla on täiesti uue nurga alt, sest et äkki on uued koolitajad. Ja ühtlasi teha kevadel jälle ka projektipraktika, mis oleks kuskil teises ettevõttes, jälle uus kogemus juures. Et see on juba liikme enda teha, aga oluline jah see, et me näeme vähemalt ikkagi terveks õppeaastaks seda programmi. See on kindlasti ka väga oluline informatsioon, mida ka võib-olla tulevased turundusklubi liikmed saavad siis kuulata ja vaadata, et järgmisest aastast ja sellest sügisest juba ka ise ühineda. Aga Siim, ma väga tänan, et sa täna tulla said ja väga tore oli sinuga vestelda ja teiega kohtume juba järgmises episoodis.